Minu kogemused välispraktikaga seoses on hästi mitmesugused. Olen olnud ise välispraktikant, olen saatnud õpilasi siit välismaale praktikale ja võtnud välisõpilasi vastu. Seega näen seda asja päris mitme erineva tahu alt. Asjad on kindlasti päris palju muutunud ja muutunud lihtsuse suunaks, et mina omal ajal pidin võtma ennast kätte. Ma olin 3-meelne õpilane ja ma teadsin, et 600 õpilasega koolist 6 saadetakse välismaale. Võtsin ennast kätte, õppisin ainult 4-5 ühe õppeaasta ja osutusin valituks, kes sai. Ajad olid karmid. Aastal 91 meil oli rubla maksevahendiks ja Nõukogude Eesti pidas oma viimast päeva ja agooniat. Et see oli raske aeg ja väga huvitav aeg oli minna, et ma usun, et need, kes täna nüüd tahavad minna, nendel on see oluliselt lihtsam, et on olemas infovahetus, on olemas kokkulepped, asjad, mis toimivad. Kuigi õnneks mind ei visatud nüüd nii väga vette, et olid inimesed vastas, kes ootasid ja meiega nagu toimetasid. Aga see andis väga hea kogemuse kogu eluks, et ma alles hiljuti ühte suurt projekti läbi töötas, võtsin need materjalid kätte. Sellest on nüüd 27 aastat möödas. Kuna ma õppisin Soomes suurtaluskokki ametit ja pidin projekteerima ühte päris suure käibega kööki, siis võtsin need plaanid ette ja tuletasin endale kõik asjad meelde, et mõned põhitõed ei aegu kunagi. Mul on see hea soovitus, et kellel vähegi on võimalik minna, siis tuleb minna. Ja mis nüüd sinna viis on kirg hea toidu vastu ja soov heaks kokaks saada, et alati, kui midagi nagu tahetakse saada, siis ma arvan, et kõigepealt tuleb ennast näidata ja siis tuleb nagu sellele preemia, et kunagi ei ole võimalik öelda inimesele, et ma tõstan sulle palka, palun hakka paremini süüa tegema. Ja see ei ole nii. Kõigepealt hakatakse paremini süüa tegema, seda nähakse ja siis tuleb ka palgatõus selle eest. Ja ma ei räägi ainult rahast. Nüüd, kui vaadata neid õpilasi, kes välismaad siia tulevad, et siis minul on olemas kogemus prantslasega, kes tuli ja teatas üsna lakooniliselt, et teie prantsuse keel on üsna kehva. Et saab suhtuda natuke niipidi, et mina olengi maailma naba. Aga kui tuli välja, et ma pean kalarestorani ja minu naine juhib teenindust, siis äkitselt meil oli äratundmine, kuna tema oli lapsest peale juba köögis pidanud kartulit koorima restoranis, kus tema isa on kokk ja ema teenindab. Ja kui ma ütlesin talle, et ma vaatasin hiljuti Paris-Roubaix võidusõitu, mille võitis Peeter Sagan, siis see mees oli müüdud. Prantslased on kirglikud jalgrattaspordi fännid ja me suhtleme temaga siiamaani, et kuigi sellest on juba nagu aega möödas, et palju huvitavaid tuttavaid. Aga mul on hea kogemus soomlastega, kus 2 õpilast tulid mulle praktikale. Nad soovisid ennem saada minu menüü ja meie retseptid, et viia ennast asjadega kurssi. Nendega koos tuli õpetaja, me istusime nendega koos maha. Õpetaja tutvustas mulle enda nägemust enda õpilaste tugevatest ja nõrkadest külgedest ja mida peaks tegema, mida vähem teha, et millele tähelepanu pöörata. Ja kui praktika läbi sai, siis oli see õpetaja uuesti kohal. Õpilane oli andnud oma hinnangu praktika kohta, praktika juhendaja teiselt poolt ja siis oli see õpetaja kohal ja võrdles neid ja seal, kus me olime hinnanud seda tulemust nagu erinevalt, palus selgitust. Et see oleks minu jaoks nagu elu muutev kogemus, et ma mäletan 10 aastat tagasi praktika neid hinnanguid, mis koosnesid 2 lausest, et oli päris vahva ja on tubli küll ja kuidagi niimoodi, täpselt nii anonüümseks jäigi kuidagi üks hinne ja kõik. Et see, et pärast vaadatakse üksteise otsa ja õpetaja on see nii-öelda vahemees seal vahel, et see oli päris vahva. Ma olen saatnud palju õpilasi siit välismaale ja mul on selline soovitus, olge nagu käsn, heas mõttes, imagagi sisse, kõike, mida näete, image sisse. Et te näete väga palju erinevat võrreldes meiega. Näete erinevat töökultuuri, erinevat hügieeni, erinevat kiirust, vahel ka sõimlemist, aga väga huvitavaid tehnoloogiaid, toitude serveerimisi ja kogete palju maitseid. Kõik see tuleb talletada. Et kui te ise ei ole valmis
tegema pilti asjadest, mis näete, kirjutama endale üles, jätma meelde ja proovida seda oma nagu ajusoppidest talletada, siis see on maha visatud aeg. Et selleks, et sinna ju saadetakse, et te seal targemaks saaksite. Ja minu arvates on see, et kokk peaks käima mööda maailma ringi ja proovima asju. Resümeena ma ütleks niimoodi, et kes iganes on ära käinud praktikal ja kodu igatusel seljatanud, siis ma näen, et nad tagasi tulles on palju tugevamad isiksused. Vahel on nad pettunud, ütlevad, et neile ei pööratud nii palju tähelepanu, võib-olla ei antud nii palju tagasisidet, kui oleks tahtnud. Kõik on inimesed, mõtled, tuleb praktikant kuuks ajaks, no ega ei jaksa igat ühte nagu hoida pilpa peale, et vahel see elu on lihtsalt nii kiire, et ei jaksa seda tegeleda, aga nad on hiljem tugevad tegelased ja valmis oma mugavustsoonist väljuma ja see toob edu tavaliselt. Et ettevõttel on ka põnev, kui tuleb teistsuguseid praktikante, et mina olen olnud köögis jaapanlaste ja jänkide, taanlaste ja tatarlastega ja kõik nad annavad oma hästi positiivse nagu oma uue kogemuse või uue vaatenurga, et vaielda Krishnaidist kokaga, arutada taimetoitluse üle, kõik muu, et see avardab teie silmaringi ja muudab teid palju nagu tolereerivamaks. Ja minu soovitus on see, et kes midagi ei tee, see kunagi ei eksi, et kõigepealt mehed on kooli seal suitsunurgas, need suure suuga mehed, et need, kes julgevad teha, peavad arvestama sellega, et nad vahel eksivad, aga see viib neid edasi. Ja igast kogemusest jääb midagi külge. Minu üks vahva kogemus on see, kus tänava peal üks Soome turist eksles ja ma aitasin tal leida õige tee ja ta ütles mulle pärast, et teate noormees, et te räägite Kesk-Soome murrakut. Ja siis ma sain aru, et ma olen seal koolis käinud, et soomlane tundis ära mingi sõna järgi, kust kohast ma olen oma keele nagu pärinud, et jääb külge küll ühesõnaga. No kui juba välismaale minna, siis ma arvan, et see ei tohiks liiga lühike olla. Ma arvan, et 6 aega on natuke lühike. Hea meelega ikka paar kuud oleks hea, et see alguse sisse kohanemine võtab natukene aega ja 6 aega minna natuke äheseks jääb, et mul oli õnn õppida 1 õppeaasta ja siis ma ma hakkasin soomlaste anekdootidest juba aru saama ja alguses mõtlesin, et need mehed ei oska naljast üldse, ei oska nalja teha või nende huumor on kuidagi teine. Aastaga juba sain aru, mis on nende huumor ja oskasin nagu kaasa naerda.